IT-akadeemia, rohemeede, digimeede. Me ise ka tegelikult võib-olla ei saa aru, kui suure saavutusega me hakkama saame inimene teha Zürichis teadis, et see on see ülikool, kes tegi seljaprügiseks vormelivõistluse. Hei kallid tudengid! Tere tulemast kuulama TalTechi üliõpilasesinduse ametliku podcasti. Räägime tudengielust, erinevatest üritustest, tudengiorganisatsioonidest ja paljust muust. Seega, jää meie lainele! Tere tudengid! Oleme tagasi järgmise osaga ja kätte ongi jõudnud detsember, mis tähendab, et olete kuulamas meie selle aasta viimast podcasti ja need viimased õppenädalad on ka eriti kiired olnud ja 2 nädalat on veel jäänud, eksamid vaikselt koputavad juba ukse taga ja samuti on kohe lõppemas 2024 aasta. Mille tõttu mõtlesime, et võiks aastale tagasi vaadata ja üle käia asjad, mis TalTechis on toimunud ja mida järgmist aastast oodata saab. Kutsusime külla ei kellegi muu kui meie ülikooli õppeprorektor Hendrik Volli, kes on juba aastaid eest vedanud meie Tehnikaülikooli õppekvaliteedi parandamise tegevusi. Tere, Hendrik! Aitäh kutsumast ja tervist! Väga huvitav, mingi sound effect tuli korra siit jõulumuusika. Väga huvitav. No vaatame, kas üllatab meid veel siin mõni sound effect või mitte. Aga tahaks rääkida sellest, et kuidas ülikoolil aasta on läinud ja mis 2025 meid ees ootab. Ehk siis ma küsiski kohe seda, et kui sa peaksid selle aasta kokku võtma 3 sõnaga, kuidas seda teeks? Üliõpilased näitavad suunda. See on päris hea. See on siuke... No võib-olla ma natuke täpsustan, et kui ma nüüd mõtlen tagasi 2024. aasta peale ja nende emotsioonide peale, et emotsioon on ju palju tegelikult ja kui me räägime üldse õppeprorektorist Tallinna Tehnikaülikoolis, siis õppeprorektoril on ju tegelikult 5 suurt vastutusvaldkonda, et need on tasemeõppe, need on avatud ülikool ja siis õppetegevuse populariseerimine, vilistlasliikumine ja arengufond ja sport ja ka üliõpilas siis aktivism, et mis on nagu kõige rohkem sellist positiivset emotsiooni sellel aastal toonud, siis see on just selline üliõpilasaktivism, mis mulle jääb meelde sellest aastast. Ja, no tudengitena ma ütleks ka, et siin võib-olla kõige viimatisem asi üle riigiliselt, mis meeles on see kõrgharidus rahastuse teema, kus siis kõrgkoolid said kokku Riigikogu ees ja sealt siis oma aktsiooni nagu läbi viisid. Aga samuti, kui nüüd TalTechi poole minna, siis kõige värskem ma ütleks, et võib-olla üliõpilase elust oleks ülipalli võit taaskord. Et see emotsioon, mis seal valdab, ta on nagu nii teistmoodi, seda sa ei saa nagu sõnadesse panna, kui sa ise ei ole seal seisnud ja neid, TalTechi tudengeid näinud, et see on siuke, ma ei tea, ma ütleks, et üks võib-olla highlightidest, mis võiks olla aasta puhul. Aga kui vaadata üleüldiselt tervet aastat, siis mis kokku nagu ülikooli poolt siis tehtud sai ja mis sammud on siis 2025 ees? No kui ma nüüd vaatan jälle neid 5 vastutusvaldkonda, mis minul on, eks siis edulood on ju natuke erinevad, et kui tasemeõppes vaadata või üldse õppevaldkonnas laiemalt, siis selle 2024. aasta selline kergendus või edulugu on see, et mitmed sellised Euroopa Liidu meetmed, mida me ülikoolis juba aastaid oleme tegelikult ette valmistanud koos ministeeriumidega on lõpuks avanenud, et siin all on näiteks Inseneriakadeemia, millest on palju juttu olnud, IT-akadeemia, rohemeede, digimeede, õiglane üleminekufond. Et kuna need lõpuks nüüd avanesid, siis on väga suur kergendus ja võib öelda, et ka eelarveliselt Tehnikaülikool on päris kenasti siin seisnud ja võib rahul olla. Tasemeõppe poole pealt, mis mind veel rõõmustas see aasta, oli üliõpilast vastuvõtt. Et meil viimastel aastatel on inseneriteaduskonna vastuvõtt olnud just see murelaps ja ütleme tegelikult viimast paar aastat on see trend nüüd pöördunud ja positiivseks läinud ja sellel aastal oli see vastuvõtt rõõmustav ja ma usun, et siit saab veel paremaks minna, et järgmine aasta tuleb läbi ja viimaste aastate kindlasti üks parimaid vastuvõtt, et see on kindlasti hea asi.
kui me nüüd räägime avatud ülikoolist, siis jah, avatud ülikoolis, mis mulle hästi meeldi jäi, oli selle aasta labürindijooks, et 2 päeva järjest ma ise veetsin ka aulas ja hästi tore oli rääkida nende abiturientidega, kes jooksid ja tegelikult tulid nagu tõsiste kavatsustega ikkagi Tallinna Tehnikaülikooli õppima tulla, et kõik ikkagi sihtisid neid esikohti, mis oleks taganud siis sellise väljaspool konkurentsi ülikooli sissesaamise. No sporditegevusest kindlasti meie võrkpallivõistkondade Eesti meistrivõistluste kuldmedal on meeles. Ülikooli spordis siis talimängud, suvemängud, ülipalli me võitsime ka eelmine aasta, talimängud ja suvemängud peaaegu, nüüd seal natuke niisugused vastastikused tunded, aga üldiselt läks ju kenasti. Kui üliõpilasaktivismist rääkida, siis meil on jälle värskelt 2 uut üliõpilasorganisatsiooni ja minu jaoks 2024 kõige suurem saavutus, kui me räägime tervest ülikoolidest ja kõik teaduse ja õppeettevõtluse kokku paneme, siis tegelikult see tuleb üliõpilasorganisatsiooni poolt, et see on meie tudengi Vormel, kes tuli sellel aastal maailmameistriks ja me ise ka tegelikult võib-olla ei saa aru, kui suure saavutusega me hakkama saime. Et ülikoolides on ju rankingud, mida jälgitakse, aga sama teraselt tegelikult vähemalt tehnikaülikoolid jälgivad, kuivõrd heal tasemel on sinu vormelitiim, et maailmas on circa 1000 ülikooli, kes sihib ju selle vormeli võistkonna maailmameistritiitlit ja nagu mõelda, et Tallinna Tehnikaülikool tõi selle võidu sellel aastal koju, et see on midagi äärmiselt suurt ja see on nagu minu jaoks nagu selle aasta Tehnikaülikooli mõistes üldse kokku. Ja aga kui me räägime siis veel vilistlasliikumisest ja Arengufondi stipendiumidest, siis mul on väga hea meel, et Arengufondi stipendiumid on jätkuvalt nagu kasvanud ja suurenenud, aga seal on veel meil selles mõttes poolenisti nagu kohustus veel laieneda, sest kui me Tehnikaülikooli vaatest vaatame, siis mõni aasta tagasi olid erialastipendiumid päris paljudele Tallinna Tehnikaülikooli erialadele, mida meie üliõpilased said taodelda. Siis olid tulemusstipendiumid, aga erialastipendiumid on nüüd kadunud ja tulemusstipendiumid on ka sisuliselt kadumaas. Ülikoolina me küll maksame nüüd edasi, teeme kõik endast oleneva, et see nagu jätkuks, et me oleme järgmiseks aastaks otsustanud, mis saab tulevikuseks, see otsustab järgmine aasta. Aga äärmiselt tähtis on tegelikult see, et me suudaksime koguda eraraha ja erarahast siis ise maksta, ise otsustada ja planeerida üliõpilaste toetust. Ja see on nagu hästi äärmiselt tähtis. Ma arvan, vilistlasliikumine tänu siin selle vilistlasliikumise osakonnale on saanud uue hingamise. Tergo Metsla on oma tiimiga siin väga head tööd teinud. Juliuse jüngrid on olnud fantastilised. Rektori karikas on olnud täiesti uuel tasemel iga aasta, et ei tea, mõtlen, et kas siit veel kuhugi minna on, aga Tom Eerik ja Taavi Tamm ja kõik need abilised, kes meil siin on, alati üllatavad, et ma arvan, siin veel tassi minna. Nii et neid elamusi on olnud ikkagi väga-väga palju sellel aastal. Ja isegi labürindijooks oli rektori karikal meil üks etappidest, mis oli väga hea võimalus ka nendel inimestel, kes täna ülikoolis õpivad, aga ei ole saanud labyrinti nagu läbida, et siis teada saada, et mis see pinge sul tegelikult olla võib, kui sa lähed seda nagu tegema ja sa sihidki endale seda konkurentsi, väljaspool konkurentsi, seda tasuta õppekohta. Et mina ütlen, et mina positiivselt üllatusin enda tulemuses, ma arvasin, et see on halvem, aga seal oli ka väga häid tulemusi, et Tehnikaülikooli siis kohaselt, et väga kõrgeid, mis on hästi tore. Ja tudengivormeli kohta ma tahtsin lisada seda, et ma käisin oktoobris Norras, Trondheimis ja me kõndisime seal linna peal ringi ja kogemata nägime Trondheimi tudengivormelit. Nad just tegid seal pilte ja rääkisid inimestega ja lihtsalt mingi eksprompt ülesseadmine. Ja siis see oli siuke kuidagi positiivne äratundmisrõõm, et ka mujal maailmas tehakse seda, aga et meie oleme see, kes praegu selle nagu kinni pani, et meie oleme nagu esimesel kohal, sest et Trondheimis nende Tehnikaülikoolis õpib pea 40 000 tudengit, mis on nagu meiega võrreldes ikka väga palju, aga et meie oleme see, kes seal tipus hetkel istuvad, et
et nii-öelda see tudengite, ma ei tea, arv ei ole niivõrd oluline see, et kuidas inimesed suhtuvad enda tegevustesse ja eesmärkidesse. Just nii on, et kui me vaatame, kes jäi teiseks sellel aastal seal vormelivõistlustel, siis see oli ju suur ja kuulus ETH Zürich, mille ülikooli eelarve on siis miljardites ja kui meilt käis delegatsioon ETH Zürichis külas, siis iga inimene ETH Zürichis teadis, et see on see ülikool, kes neil tegi seljaprügiseks vormelivõistlusele. See toob meile au ja kuulsust ja võimalikult ka uusi koostööpartnerid tervest maailmast siis just. Aga kui tulla nüüd 2025 aasta juurde, niikuinii, et me ei tea veel, mida täpselt see aasta toob, on ju, aga tudengite vaatevinklist, et kas sul on midagi poetada, mis on tulemas või mingid muudatused või midagi sihukest, et mida põnevat see aasta võiks tuua? No ülikooli terviku vaates on ju 2025 väga suur aasta, et aastal. Ma ei tea, mis see sound effekt on või miks. Sinu sa ei tohiks teha, ma arvan, et see nupp on meil natuke katki või midagi. No aasta 2025 mõjutab tervet ülikooli, kaasa arvatud üliõpilasi, aga tervet Eestit ju väga, väga märkimisväärselt, et Tallinna Tehnikaülikoolis seisavad ees jälle uued rektori valimised. Ja rektori valimistega samaaegselt siis valitakse ju ka uus rektoraat, ülikool saab uue arengukava ja arengukava näitab ju suunda, kuhu ülikool liigub, kaasa arvatud ka üliõpilasi puudutavates küsimustes. No me kõik siin oleme vähemalt tudengi esindajate seas rääkinud rektori valimistest ja kuulnud igasuguseid kõlakaid, et kes kandideerivad ja eks me kõik põnevusega ootame, sest et enamus, mina olen 5 aastat olnud, ehk siis täpselt Tiidu aja olnud siin, et mina pole näinud seda enne olevat aega, aga loodetavasti siis näen seda tulevat aega ja et see on sama äge ja et kas siis sama rektor, uus rektor toetab üliõpilastegevusi täpselt sama palju, sest et see on meid niivõrd palju edasi arendanud. Näiteks kas või kui me võtame ülispordi, siis ma mäletan väga hästi seda, kuidas alguses üliõpilasesindus nägi vaeva, et tudengeid talikatele saada. Meil olid reaalselt vetsudes plakatid üleval ja üritasime neid tudengeid kuidagi sinna kaasa haarata ja siis nüüd 2 aastaga on läinud see nii hulluks, et lihtsalt 1,5 minutiga kõik piletid on ära läinud, et seda on nii tore näha olnud selle siis peaaegu 5 aasta jooksul, kuidas üliõpilastegevused on koroonast välja tulnud ja veel tugevamad kui kunagi varem. No minu esimesed mälestused Tallinna Tehnikaülikooliga seoses on 1998 aastast, siis kui ma ise astusin Tehnikaülikooli õppima ja siin õppisin, vahepeal ma olin eemal õpingute ja töö pärast ja siis tagasi tulin 2009, nii et mulle ise endale tundub ka, et Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaselu pole kunagi olnud nii laiapõhjaline, nii aktiivne ja nii kaasahaarav, kui ta on seda hetkel ja sõltumata sellest, kellest saab siis järgmine sel aastal rektor ja kes on rektori meeskond, siis ma arvan, et see on top prioriteet tegeleda sellega edasi, et üliõpilased tunneksid ennast siin majas hästi ja et see üliõpilasaktivism veelgi laieneks, sest kui me vaatame, mis on ülikoolile kõige olulisem asi üldse, siis on ülikooli maine. Ja ülikooli maine sõltub sellest, kui rahul on ühiskond ja tööandjad Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajatega ehk üliõpilastega, valdavalt siis bakalaureuse ja magistri tasemelt. Ja need üliõpilased oleksid rahulolevad, siis nad peavad saama kvaliteetset haridust, aga nad peaksid tundma seda ka, et see üliõpisaeg siin majas ei ole ainult õpingud, vaid lisaks sellele õpingutele on igal ühel ka oma hobiga võimalik tegeleda, sõltuvata sellest, et on see siis vormel ehitamine, sport, tantsimine, laulmine, väitlemine, et nendesse asjadesse tuleb panustada lihtsalt. Kui me siin tudengite juures oleme, siis mis oleks üks soovitus sul tudengile, et teha enda kogemust TalTechis paremaks või ägedamaks? No praegusel hetkel see ongi, et leia enda selline üliõpilasorganisatsioon, mis vastab sinu kutsumusele ja liitu sellega. Me oleme siin podcastis rääkinud ka sellest, et see on vist
noh, ülikooli aeg on see ainukene aeg, kus sa saad käia, katsetada ja proovida, et isegi kui sul on see üks organisatsioon, kus sa oled ja sulle ei peaks seal sobima, et siis sul on veel neid organisatsioone, et sa saad leida selle asja, mis on su kutsumus või mis sulle nagu meeldib. Et see minu arvates TalTechi puhul on niivõrd äge, et noh, kas või mina ise kui ma ülikooli tulin, ma ei teadnud absoluutselt, et ma täna olen siin, kus ma olen, et tänu selle üliõpilaselule ma olen saanud niivõrd palju kogeda ja niivõrd palju uusi tutvusi, et see on nagu lihtsalt väärt seda, et pea ees vette hüpata ja vaadata, mis sealt tuleb. Viimaseks ma küsiksin 3 asja, mida üks tudeng peaks järgmisel aastal kindlasti proovima või osa võtma. Noh, alustame siis õppeaasta algusest, et õppeaasta algab meil siin septembri algusega, et võib-olla esimese sellise must-tegevuse paigutaksime sinna septembrikuusse. Ma annan valiku, et esimene otsus võiks olla, kas siis osaleda avaaktusel, mis meil viimastel aastatel on olnud hästi meeleolukas ja positiivset energiat süstiv, või linnakupeol, mis on siin ka meil järgmine aasta jälle toimumas ja on äärmiselt meeleolukas ja tore üritus olnud. Et see võiks olla siis esimene valik küll, emba-kumba, aga see on, mis ma esimesena välja paneksin. Teisena, ma arvan, see sinu poolt mainitud sporditegevus, et emba-kumba, kas talimängud, üliõpilaste talimängud või siis suvemängud, no võib-olla ka ülipall, kuigi need suvemängud ja talimängud on võib-olla natukene kestavad kauem ja võib-olla natukene laiema programmiga või alternatiivi panen ka, et mis on täiesti uutesse kõrgustesse oma mastaabilt ja selliselt atmosfäärilt kasvanud on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli korvpalli vastasseis, et mis on nüüd, mida me tegelikult oleme 7 aastat planeerinud ja nüüd siis 7. aastal olime jõudnud sinna sisuliselt, kus me lootsime jõuda, et saal on fänne täis ja selline mõnus akadeemiline kaasaelamine, et meil on veel isegi publiku arvudes väikest varu, et ühel külje poolel me saaksime väikse tribüüni panna ja praeguse seisu järgi me seda ka teeme järgmine aasta, et seda atmosfääri kindlasti tasuks tagada või kogeda. Ja noh, 3, et siis ei jääks ainult niisugused biosoovitused või niisugused lustimise soovitused, siis ma soovitan, et kui vähegi võimalik, siis võiks võtta mõne Eurotech partnerülikooli loengu või siis, kui mitte ei leia endale sobivat Eurotechis, siis võiks äkki näiteks Erasmusega käia mõnes teises ülikoolis vahetussemestris. Need on väga head soovitused. Ma arvan, ma isegi oleks nagu ise nende asjade peale tulnud, et rohkem siin mingi lihtsamate ürituste peale seisma jäänud. Ehk siis ma arvan, et see on väga hea koht, kus tänaseks siis lõpetada ja kõik head soovid tudengitele edasi anda. Aitäh, Henrik, et sa tulid. Minust oli väga meeldiv vestlus. Isegi sain kõrva taha panna uut informatsiooni, mida ma enne ei teadnud või siis vanu nii-öelda üle korrata ja üldse sellele aastale tagasi vaadata. Mina soovin siis tudengitele häid jõule, head vana aasta lõppu ja kohtume teiega siis, või noh, mitte minuga, mina annan nüüd teatepulga üle Anna Sustalevile. Kohtute siis Annaga juba uuel aastal, kes siis võtab podcasti üle ja on meie uus saatejuht. Ehk siis aitäh! Ilusat aasta lõppu kõikidele Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele ja töötajatele. Soovin kõigile väga edukat sessi ja hinges loodan, et ei tuleks mitte ühtegi eksmatrikuleerimist. Kõik, kes on praegu rivis, lõpetavad õpingud siis kevadel või siis, kui nende nominaalne õpinguaeg on lõppenud. Et edu teile kõigile! Tšauki!